don't shake her. Oh, bitch, you know I'm grinding like a pro skater. Baby mama bugging, I'm so quick to hit ignore. Ooh, bitch, in my bed, I got scales all on my floor. Milline ilus päev, mida alustada Red Bulli ja SV-ga. Mul on 2 motikat, mis mulle väga-väga meeldivad. Üks on Yamaha R1 2015 aasta ja teine on BMW S1000 RR ehk siis S1K. Räägime siis alguses Yamaha R1-st 2015 aasta. Mulle meeldib väga selle motika välimus. Välimus on sellel motikal nii kurad ilus. Ma võin vabalt öelda, et see motikas on üks kõige ilusam motika, mis on üldse ajaloos tehtud. Ta 2015 aasta ja ta näeb välja, nagu ta oleks tehtud mingi 2024. Yamaha R1, tal on väga spetsiifiline hääl. Tal ei ole niisugune typical 1000 cc motika hääl. Mulle ka enda meeldib niisugune typical paigi hääl. Niisugune päris paigi hääl. Ja mind natukene häirib see R1 hääl. Aga mulle ka enda meeldib see. Ta on päris äge, nagu natukene lai. Ja ma arvan, et kui ma IRL seda kuuleks, võib-olla ma oleks nagu teem, see on parim hääl üldse nagu sellel motikal. Aga videotest vaadates ma ei tea. Praegu S1K jääb nagu peale hääle mõttes. See on mingi lomp. Kui ma neid motikaid nüüd võrdlesin, mõlemad on väga-väga kiired motikad. Ja R1 on S1K-st aeglasem ja S1K on võimsam. S1K-l on rohkem kilovatte, rohkem horsepowerit, kiirem minek. S1K-l on parem suspensioon, tal on paremad pidurid. Aga S1K-d on raskem juhtida. Raskem juhtida kui R1. R1 on lihtsam juhtida kurvides. Ta lihtsalt lendab sul kurvides. S1K vajab rohkem skilli, et sa saaksid sellega minna. Et saad aru küll. Ta tahab rohkem skilli kui R1. Aga näitajate poolest on S1K igas mõttes parem kui R1. Mulle räigelt meeldib on see, et S1K-l on Brembo pidurid. Pidurid on S1K-l väga head ja suspensioon ka. S1K-l on siuke suspensioon, siis istud sinna peale ja siis ta automaatselt sinu keha raskuse järgi paneb seda suspensiooni nagu paika. Ütleme nii, et sa sõidab mingi mega kiirelt, on mingi hüppe, siis see suspensioon nagu automaatselt kuidagi ta muudab ennast nagu sõidu ajal ka. Ehk siis ta hoiab nagu paremini seda motikat maa peal. R1-l on su tavaline suspensioon. Piduritest rääkides S1K-l on siukene pidurisüsteem, et kui sa esipiduriga pidurdad, siis ta automaatselt pidurdab tagumisega ka. Ja see on nii kuradi äge. Nagu, see on väga äge. Seda jällegi R1-l ei ole. Olgem ausad. Need mõlemad rattad tänava jaoks on väga overkill, aga mulle meeldib. Mulle meeldivad need rattad. Mulle meeldib 2015 aasta R1 ja mulle meeldib S1K. Seal on see aga. R1 välimus mulle justkui meeldib rohkem kui S1K oma. Aga kõik ülejäänud meeldib mulle S1K rohkem. R1 on ka väga-väga võimas ja ma olen enam kui kindel, et sellega on väga äge sõita ka. Aga kui mul on nagu, ütleme nii, ühe korra võimalus osta, ütleme nii, dream bike. Need mõlemad mulle meeldivad nii räigelt. Et siis ongi see, et mida nagu võtta. On ilus koht. Ilus koht, kus filmida. Ja näeb hea välja. Näeb väga hea välja. Kui teid huvitab, miks ma filmin niimoodi igal pool, siis minge vaadake mu Instagrami lehele.
ja saate teada, miks. Rehv on nii soe, et asfalt jääb kinni juba siia. Need ei olnud õiged kurvid, ma tean, me lähme nüüd järgmisesse spotti. See spot, aga see on ka kena spot. Mul läheb vaja neid videosid. Ja mul läheb vaja S1-kaad ja mul läheb vaja R1. Ma võib-olla ostan nüüd mõlema korraga, ma arvan. Ja, noh, kui sa ei tea, mida valida, vaata, siis saad osta mõlemad. Selle peale või tulnudki. Tuleb vist osta mõlemad. Noh, Goblin, mine mööda. Mine mööda, Goblin. Ja sina ka, Goblin. Mööda. Väga hea. Nüüd ma keeran ümber. Vau, kui ilus spot. See on küll jumalik spot. Sellepärast me siia lähmegi. Oh, näed, off-road. Off-road. Vaata ka, et on matikas. Saab minna off-road. Off-road. See on imeline spot. Vaadake, kui lahe müür või kaljusein. Siin oli vist kunagi kaevandus. Suht äge. Kus sa sealt peaksid sõitma? Nii no motika siia kuskile, tegin pilti ja motikas kukkus ümber ja ma ei leia seda üles. Tea, kuhu ta täpselt kukkus. Kahtlane värk, noh. Jaa, seal. Valele poole vaatasin. Kurat. Let's go. Hobune! Hobune! Väike penapaus. Oi. Kus kohas ma nüüd ländisin? Ma arvan, et me peame minema sinna saarele. Kas tuleb El Drifto või ei tule? El Drifto! Ei tulnud. Näete, võtsin kaamera küljest ära ja see J-hook mount lihtsalt murdus ära siit kohast. Kui sa veel siin oled, siis vajuta seda subscribe nuppu. Pane ka mingi kommentaar, kumma sa võtaks, kas R1 või S1 ka. Ma loodan, et sulle meeldis see video. Tasub jantida.